Tere Jürgen! No sügis on inimesele selline justkui nagu uue alguse või vana rutiini ülesehitamise aeg, aga lemmikloomadel on sügis väga keeruline inimesega koos elamiseks. Miks see nii on? Sügis on alati natuke keerulisem aeg. Praegusel ajal suuresti jaguneb see probleemid kaheks. Mis on nagu alati olnud, on see, et suvilates kolitakse linnadesse ja väga sageli hüljatakse lemmikuid, mis jõuavad varjupaikadesse. Et see on iga-aastane ja väga suur probleem. Teine probleem kindlasti on see, et koroonajärgsel ajal on hästi palju rohkem lemmikuid võetud, et seda näeb igal pool nii linnapildis, kui kliinikus käivad loomad, kui lemmikloomapoodides. Aga koroonaaegsed lemmikloomad on tihtipeale harjunud sellega, neil on omanikud kogu aeg kodus, nendega tegeletakse, aga nüüd on see olukord, kus inimesed peavad tagasi minema kontoritesse, kus on tavapärane elu hakkab taastuma. Lapsed lähevad kooli lähevad kooli lasteaeda ja siis lemmikud on esimest korda üksinda kodus, ei oska kuidagi olla, kes hakkab tegema hädasid tuppa, kes haugub, siis tekivad naabritega probleemid. Ehk need on niisugused asjad, millega tuleks hästi varakult juba tegelema hakata. Jääb minu koroona ajal võetud koer nüüd üksinda koju, närib katki minu diivani ja pissib igasse nurka. Kuidas ma nüüd selle olukorraga omanikuna õigesti toime tulen? Eks see on jällegi niisugune, et kohati on see tuleb käitumisspetsialistide poole pöörduda. Teine asi ongi see, et nad tuleb piisavalt palju jalutada, et kas siis tuleb hommikul teha pikem ring, et nad võimalikult ikkagi pissivad ennast nii tühjaks ja ikkagi see, et pidada nagu režiimis ka kinni, et ühel hetkel saavad toitu, siis saavad vett, et neil on see päevas kindel rutiin, et hommikul saavad süüa juua, söövad ära, siis koju tulevad, saavad süüa juua. Ja neil ei ole kogu aeg see söök ees, et neil see ennast mätsikult täis ahnitseksid. Ja kindlasti on jah see, et neil oleks ka piisavalt palju tegevust, et kas mänguasju või et neil oleks tähelepanu kuskil mujal. Selle kõigega võib hakata tegelema hetkel, kus minu töökoormus suureneb ja laps läheb kooli, aga tegelikult on ju õige tehnika see, et hakata koera varakult harjutama, et ole armas, jaga mõned head soovitused, kuidas seda teha. Eks see ongi see varakult harjutamisega ongi see, et tekitada kindel rutiin, et ongi, et pissiringid käia ja ongi see, et söömisega kindlasti kindlad rutiinid ja ongi juba varakult siis, kui sa kutsika võtad, et eks see on hästi raske, kui kutsikas jääb üksi koju, et ta nutab ja kõike teeb, aga harjutadagi väikeste aegadega kas või 15 minuti kaupa alguses, et ongi üksinda kodus. Kindlasti mitte ei soovita seda, et kui tekibki haukumisprobleem, kasutada haukumisvastast kaelarihma. Sellega enamus maailmad seda siiski ei kasuta ja ei soovita, et see võib anda küll tulemust, aga see ei ole looma suhtes väga eetiline. Eks siin on jah, et haukumisega on ka erinevaid preparaate on võimalik, mis rahustavad, et on alates toitudest, on need, mis on natuke rahustavad toimega, kaelarihmad, erinevad spreid, et see ongi väga palju selles hetkes just, et kui see tuleb nagu hiljem see ümberõpetamise periood, siis seda peab hästi nagu loomale hästi mugavaks, need spreid ja kõik on kas siis feromoonide peale, nad rahustavad ja nad muutuvad nagu leplikumaks antud olukorras. Ja muidugi on see ka, et kui on see probleem on ikkagi pidev või ei suudeta lahendada, et üksinda ei suuda kodus olla, eks siin tuleb ka tööandjatega rääkida, et kas lemmikud on lubatud, et mõned lemmikud on töö juures väga toredad, need maandavad ka pingeid töö juures. Et see on ka üks variantidest, mida nagu kaaluda. Kui mul nüüd tekib probleem, ma näen, et minu koer läheb stressi sellest üksi olekust, kes mind üldse aidata saab selle murega? Eks siin on jah, et hästi palju koerte treenereid, nõustajaid ja eks see on ka võimalus sellega loomaarstiga rääkida, et ongi need erinevad preparaadid, mis on võimalikud. Äärmuslikud meetodid on juba ka need, kus on nagu ravimeid medikamentoosselt kasutatakse, aga see on pigem väga erandkordades. Põnev on rääkida inimese tervise saates inimese ja lemmiklooma kooselust, et kuidas sina loomaarstina tegelikult seda näed, et miks inimesele üldse on vaja koju lemmiklooma, et miks neid koroona ajal sedasi palju võeti? Eks lemmikloomad on pere osa ja nad annavad nii palju juurde. Miks seda neis pere osas on kindlasti niisugune hea? See õpetab tegelikult hästi palju lastele ka empaatiavõimet. Sa õpiksid nagu aru saama asjadest ka ilma, et seal sõnade juures oleks tegelikult loomad väga olulised ja sellega õpitakse ka nii-öelda vastutustunnet, sellega õpitakse kõiki, mis on nagu tegelikult ka lastele hästi oluline ja eks see annab pere dünaamikale ikkagi juurde, et on niisugune tore stressimaandaja kodus. No ja vastutustunnet õpetab ka siis kindlasti see, et kui tekib probleem, siis mitte ei hülga looma, nagu paraku Eestis kombeks on, vaid ikkagi leitakse siis lahendusi. Just, ja lahendusi on tegelikult, või tahta neid lahendusi on võimalik leida, et see hülgamine ei ole kindlasti lahendus.